Viljandi hansapäevad on täies hoos ning ilus ilm ja meeletu melu on kodudest välja meelitanud linnatänavatele, kus kauplevad käsitöömeistrid tuhanded inimesed. Kuidas siin Hansalaadal kaubaks on läinud? Hansalaadal läheb alati hästi kaubaks, sellepärast et inimesed on hästi meelestatud just selle originaalse ja vana stiili ja ehtsa järele ja kõik, mis on käsitööna tehtud, see inimestele meeldib. Kui päevasel ajal on võimalik osa saada laadamelust, siis õhtutundidel avavad oma uksed paljud kodukohvikud ning toimuvad mitmed kontserdid. Tekib tunne, et Viljandi on maailmalinn. Kes oleks võinud arvata, et ühe suvalise aasta juunikuu alguses väike Viljandi linn meenutab mõnda suurt maailmalinna, et inimesed tulevad kokku ja niivõrd palju elamusi, niivõrd palju sündmusi korraga juhtub. Näiteks üks äärmiselt põnev ettevõtmine toimus Viljandis Kassisaba tänaval, kus valguskunstnik valgustas kogu oru. Ma arvan, et toimus sellepärast, et me eelmine aasta tegime midagi sarnast asja, eksprompt ja tuli uuesti teha. Kuidagi tunne oli, et võiks teha midagi natuke suuremalt ja natuke rohkem maastikule. Ja siis me avastasime niisugused toredad tänava siin ja siis me mõtlesime siin majaelanikega, et teeks ühe tänava korda. Ja, et see on näide sellest, kuidas kogukonnaga võib väga palju ilusaid asju koos ära teha, et piisab ainult ühest unistusest ja see täide viia. Ma ei uskunud, et nii suur melu on, aga see vist ei jää sugugi volgile alla. Et tõesti on väga palju rahvast, aga ma arvan, et siin on võlu ka selleks, et nõnda ilus ilm on. Viljandi Trepimäel tehti ka öötundidel ajalugu. Nimelt ei ole seal mitte kunagi varem kontserti korraldatud ning Led Zeppelini Stairway to Heaven meelitas kohale mitmed tuhanded inimesed. Me tahamegi käesolevatel hansapäevadel tähtsustada selliseid kohti Viljandi linnas, mida me kipume mitte märkama. Ja Trepimägi on üks Viljandi sümboleid ja täna õhtul me teeme Trepimäel midagi sellist, mida Trepimägi ise pole mitte kunagi näinud. Ehk me ootame siia üle 1000 inimese kuulama ühte lugu. Sellega õhtu aga ei piirdunud ning see, mis järgnevalt toimuma hakkas, viis rahva lausa ekstaasi. Teine lugu tuli järgi ja see oli ikka mõeldud teatraalse lahendusena, sellepärast et teatrirahvas, kes selle aktsiooni täna ellu kutsus, on ju teadupoolest alati trikke täis, aga mitte ainult. Siinkohal ma tahaksin öelda, et suured tänud kogu meeskonnale, sest selleks, et seda ühte lugu siin, kahte lugu Viljandi linnarahvale pakkuda, panustas sellesse õhtusse üle 40 inimese ja seda kõike suuresti hea tahtlikkuse alusel. Hansapäevad Viljandis kestavad pühapäeva õhtuni.